lapsepõlve mälestus paljude mälestuste hulgas ja see mälestus on selline, et ma olen oma vanaema ja vanaisa juures tõenäoliselt siis vanemad olid kuskile läinud ära, võib-olla kuskil reisile, igal juhul mu vanaema ja vanaisa hoidsid mind. Väike olen, ma arvan, umbes kuskil 4 või 5 aastane. Ja selles mälupildis on mul see, kuidas mul on peos sukavarras. Niimoodi ma mäletan seda, ma näen seda sukavarras. Ja ma liigun sihikindlalt selle sukavardaga mööda tuba ja ma liigun seinas oleva 2 augu poole ja me peame valima, kumba see auku on selle sukavarda panem. Ja siis ma panen selle sinna ühte auku ja siis järgmine ette on see, et ma mäletan, et ma olen vanaema voodis pikali ja nutan ja käel on jube valus. Siis ma leidsin üles elektrisüsteemi, sain aru, mis asi on elekter. Ja elektriga öeldakse niimoodi, et see on midagi, mida sa ei näe, aga tunned, ja kui tunned, siis enam ei näe. Aga mul õnneks näen veel. See on minu lapsepõlve üks traumadest. Ja ma ei tea, kuidas sul on jäänud tunne, aga mulle tunne, et me praegu oleme liikunud sellises mingisuguses sfääris justkui niisugusesse traumafestivali ajastusse, kus me räägime hästi palju traumadest ja me mõtestame väga palju enda elu läbi traumade. Ma ei tea, oled sa sellega kokku puutunud, et erinevad suunamudijad, psühholoogid, sellest väga palju räägitakse traumadest. Ja ma loeksin teile ühe lõigu ühest traumast Piiblis. Piibel ja vaatame, mis see meile tähendab. Jeremia raamat Vanas Testamendis. Jeremia on üks suurtest prohvetitest, peatükk 29 ja salmid 4-14 on siis Jumala sõna, mis ta ütleb siis läbi Jeremia juutidele. Nii et Jeremia raamat 29. peatükk, salmid 4-14. Nõnda ütleb vägede issand, Iisraeli Jumal, kõigile vangidele, keda ma olen Jeruusalemmast lasnud viia vangi Paabelisse. Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja. Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid. Võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid. Paljunege seal, ärge vähenege. Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia. Ja paluge selleks issandat, sest selle hea põli on teie hea põli. Sest nõnda ütleb vägede issand Iisraeli Jumal. Ärge laske endid petta oma prohveteist, kes on teie keskel, ja oma ennustajaist. Ja ärge võtke tõena oma unistusi, mida te unistate. Sest nad kuulutavad teile minu nimel valet. Mina ei ole neid läkitanud, ütleb issand. Sest issand ütleb nõnda, alles kui 70 Paabili aastat saab täis, kannan ma hoolt teie eest ja teen oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teil mind leida, ütleb issand. Ja ma pööran teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb issand. Ja toon teid tagasi paika, kus ma lasin teid vangi viia. Aamen. Mulle meeldis see, kui see oli kirjas, et siis te hüüate mind appi ja siis Albert kohe hüüdis appi, et kuidas see appi hüüd käib. Kiljatuse saate. Nüüd, justkui tundub, et see on selline koht, mis räägib sellisest millegist väga heast, et seal, kus Jumal teid on viinud, paljunege seal, istutage rohuaedasid, seal on, paletegi selle linnast, kus te olete, et teil oleks hea põli, kõik niimoodi. Kuid see, mille kohta Jeremia siin räägib või Jumal räägib Jeremiale, on tegelikult üks väga traagiline sündmus juutide ajaloos. Sündmus, mida tuntakse kui Paabeli vangipõlvena, mis meie mõttes toimus väga-väga ammu, umbes 2500 aastat tagasi. Päris ammu. Ja see kestis 58 aastat,
kui meil on ettekujutus Iisraelist, siis me saame aru, et Iisrael maana on väga väike. Uudistes võib tunduda, et ta maailmas suuruselt 4. või 5. Uudiseid vaadata. Kuid suuruse territoorium, see on selline alla poole Eesti. Pisikene maa. Ja selleks ajaks 6. sajandil Kristust oli see riik veel 8 riigiks jagunenud. See on meil, kui me kujutaksime ette, et on selline piirkond Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa, Harjumaa, osa Järvamaast on üks riik ja siis ta lõheneb veel 8 riigiks. Ja oli alles jäänud siis selline riik, mille nimi oli Juuda kuningriik. Ja sellele tungib kallale tolle aja üks suurvõimudest, suurriikidest, Uus-Babyloonia kuningriik. Valitseja oli kuningas Nebukadnetsar II. Ja see Juuda rahvas elab jälle mitu küüditamise lainet. Kõigepealt küüditatakse 7000 juuti Mesopotaamiasse, siis toimub Jeruusalemma linna hävitamine, hävitatakse juutide kõige tähtsam pühamu, Saalomoni poolt ehitatud tempel, kuninga õukond küüditakse ära ja siis toimub veel üks küüditamislaine. Ja arheoloogid on teinud kindlaks, et sellel ajal Juuda kuningriigis elas umbes 75 000 inimest. Ei ole väga suur riik. 75 000 inimest. Ei ole mingi meeletu. No see on ju väiksem kui Tartu elanikkond. Üks terve riigi elanikkond. Ja sellest 75 000 hinnanguliselt 20 000 küüditati ära. See tähendab seda, et see on 26% elanikkonnast küüditati minema. Meie ajaloos on ka küüditamised, suurküüditamised, märtsi küüditamine, juuni küüditamine. Et juuni küüditamine algult on 41 ja 49 märtsi küüditamine. Kui palju siis umbes eestlasi küüditati, kas te teate, kokku enam-vähem suurusjärguna? 15 000. 30 000 kokku. Nende 2 küüditamine. Seal oli veel vahepeal ka väiksemaid küüditamisi. Oli üks väga religioosne eraldi, Jehoova tunnistajaid küüditati ja sakslasi küüditati niimoodi. Ütleme suurusjärgus 30 000 inimest. Kas teate, kui suur protsent see on Eesti elanikkonnast? Tolle Eesti elanikkonnast. No, see on umbes 2,6%. 10 korda väiksem protsent kui see, mida juute küüditati. Saate aru, me mäletame, meie jaoks see küüditamine on meie rahvusliku trauma osa. See nädal hakkasin koolis usundilu tunnis, hakkasime lastega rääkima sellest, et miks on kannatused maailmas. Ja siis ma küsin, okei, nimetage lihtsalt mingid kannatusi, mis puudutavad inimkondi, niisugused suured. Ja tuleb sõda. Ja järgmine asi on küüditamine. Ütleb, vau. Et ma ise poleks kunagi seda pannud selliseks nagu kogu inimkonda puudutavaks. Et siis 7. klassi õpilased Eesti koolis, nende jaoks, kusjuures oli 2 paralleelklassi eraldi tunnid, mõlemast tuli see, ühest tuli see esimese asjana, teist tuli see teise asjana. Küüditamine. Sündmus, mis meist on ju üsna kaugel, umbes 80 aastat tagasi toimunud. Ja siiamaani see on mingi traumana, mingi jäljena meie mingisuguses rahvuslikus eneseteaduses olemas. Ja nüüd juutidele see Paabeli vangipõlv on 10 korda sügavam trauma. Siiamaani. Nad mäletavad seda. Siiamaani on see selline arm, mis on nende rahvuslikus kehandis olemas. Mis on mõjutanud nende mõtlemist, mis on mõjutanud nende identiteeti. Ja vaatasin, mis asi see trauma siis on. Trauma on siis enamasti välisteguri mõjul tekkinud siis tervisekahjustus, valdavalt siis füüsiline. Ja selle kõrval on olemas ka psühhotrauma. See on siis negatiivsetest emotsioonidest küllastunud emotsionaalne elamus. Ühesõnaga, et sul on elus midagi väga halba juhtub, mingisugune su kehasse haava ei teki, aga sa elad midagi väga valusat läbi. Ja kui me teeksime, ja me ei tee seda praegult, aga kui me teeksime sellise asja, et võistluse, kellel on ägedam trauma, kellel on suurem trauma, kellel on valusam jälg, siis ma arvan, et me saaksime kõik sellest arvamusest trauma, sest me võiks kõik konkureerida. Igal ühel, ja ma kõiki ei tea, aga suurem osad ma tean ja ma võiks
nii mitmelgi nimetada, et võt, see on tõenäoliselt sinu elu siuke trauma, mis, kui me võime, et mis defineerib, mis on siiamaani valus, mis teeb haiget. Ja need traumad võivad olla siis tõesti väga erinevad asjad. See võib olla mingisugune dramaatiline elusündmus. See, mille järel tavaliselt toimub mingi radikaalne muutus elus. See võib olla lapsepõlves mingi asi, see võib olla koolis, see võib olla sõpruskonnas, suhetes, abielus, töökohas, ühiskonnas. Ühesõnaga, neid traumaliike on hästi palju ja tõesti täna ei tahaks üldse hakata tegelema sellise traumade pingerea panemisega, et paneme koguduses kirja kõige sügavama traumaga inimesed. Piibli järgi on tegelikult kogu inimkonnal olemas üks trauma. See on trauma, mille nimeks on pattu langemine. Erakordne, radikaalne ja inimkonna käekäiku ja saatus kujundanud väga dramaatiline sündmus. Selline sündmus, mis on jätnud jälje maailma kõikidesse kultuuridesse. Ükstapuha, kus maailma piirkonnas inimesed elavad, sõltumata sellest, kas nad on kunagi piiblit lugenud või mitte, kas nad on kunagi üldse kokku puutunud mõne kristliku missionäriga, siis see teadmine, et me elame mingist väga olulist asjast mööda, on igas kultuuris olemas. See ei pruugi igal indiviidil olemas olla. Sest me teame, et mõnikord me ise võime arvata, et me elame täiesti õigest elu, me oleme absoluutselt õiged mehed. Aga kultuurides, ühiskondades on see sees olemas, see teadmine. Ja see on midagi, mis on mõjutanud inimkonna käekäiku. Paulus ütleb, et Rooma kirja 3. peatükis, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. See on trauma, mis puudutab igat ühte meist. Igat ühte meist. Igat inimest, kellega me puutume kokku koolis, tööl, tänaval, spordisaalis, kuskil peoõhtul. Kõige toredamad, kõige ägedamad inimesed, ka nemad on sellest traumast haavatud. Ja see väljendubki eelkõige selles, et iga inimene meist, iga ka hea inimene ütleb, et ma pingutan ja ma ikka olen võimeline tegema asju, mida ma ei pea õigeks. Mis teeb kellelegi haiget, ma olen võimeline solvama kedagi, ma olen petma võimeline, mis iganes. You name it. Nii et on olemas selline inimkonna trauma. Ja nii veider, kui see pole, ka Jumalal on trauma. Meil on traumaatiline Jumal. Ma ei tea, kas sa tead, mis on Jumala trauma? See on Jeesus ristil. See on radikaalne, täielik, absoluutne kannatus, mis lõpeb täieliku surmaga, päris surmaga. Juba Uues Testamendis me näeme, kuidas Paulus tegeleb nende õpetustega, mis ütleb, et Jeesus tegelikult ei kannatanud füüsiliselt. See arusaamine, et Jumal füüsiliselt kannatab, on valdavas osas maailmas arusaamatu kontseptsioon. Jumal on Jumal. Ta on vaimne olend. Ta ei vaja seda, et ta peaks füüsilise keha saama. Ja ometi läbi Jeesus me näeme, et Jumal saab inimeseks ja ta kannatab täiesti. Ta sureb ristil. Jeesus, kui ta ristil on, ta hüüab, mu isa, miks sa oled mu maha jätnud? Totaalne lahutatuse, mahajätuse, üksinduse, valu, häbiseisund. Nii et ka Jumalal on see trauma kogemus olemas. Ja nüüd see suur küsimus on see, et kui kaua trauma valitseb. Kui kaua me ka enda elus, isegi kui meil on traumaatiline kogemus olemas ja valdaval osal meist on olemas traumaatiline kogemus, mingisugunegi. Ma ei mõtle see ikkast nagu väikest, et ma löön sõrme kuskil ära ja siis ma käin 10 aastat ja räägin, et aga ma olin sõrme ära, et saate aru, et mu elus on midagi olulist toimunud, aga et mingi selline valus, tavaliselt just emotsionaalne kogemus, mis on jätnud sellise sügava pitseri, mõnikord see võib olla seotud ka väga selge mingi füüsilise kogemusega. Ma olen elus ühe korra elanud läbi autoavarii
ja sellel hetkel, kui see asi toimus, see ongi hästi naljakas, kuidas inimese aju töötab, kuidas protsessid aeglustuvad. Et sündmus, mis toimub umbes 5-6 sekundi jooksul, on minu peas umbes 10 minutit. Et kus sa näed, et sa sõidad autoga ühes suunas, on must jää, ühel hetkel auto pöörab 180 kraadi teistpidi. Mul on kõik see silme ees siiamaani. Ja siis tekib, see mõte on see, et niimoodi ma surengi. Ja seda tuleb mingi hirmu ei olegi. Ja siis ootad, et käib hästi kõva laks, aga siis on suur buss ja kes väga valusalt laksu ei käi ja siis seal on inimesed ja õnneks keegi surma ei saanud ja tõsiselt viga ei saanud ja kõik on aga selge. Ja alguses oli minu jaoks selline kogemus, et ma mõtlesin, et ma ei tea, et kuidas ma nüüd sellega hakkama saan. See tekitas mul selliseid imelikke tundeid. Kuna seal peal olid väiksed lapsed, Saamul oli siuke väike poiss ja siis oli Saamuli nõbu, kes polnud veel aastanegi, kes oli antud minule, ma olin nagu teda hoidma ja oli ka, ja alati ma mõtlesin, et vau, et kui nüüd oleks see poiss surma saanud ja ta oleks ilma vanemateta ja siis ma hakkasin nutma selle peale omaette ühesõnaga. Aga see on asi, millest ma võin teile rääkida, aga see ei ole enam asi, mis minu elu defineerib. Ja samas mul on mõni tuttav, kes on elanud läbi samasuguse kogemuse, üks inimene ma tean, kes mingi 20 aastat tagasi oli ta analoogne olukord, ta sai ka mingi füüsilise vigastuse ja ta siiamaani, kui hakkad temaga juttu rääkima, siis ta jõuab selle looni, ta räägib sellest ja kuidas tema suhtes on suur ebaõiglus toimunud, see on mingi kohtuasi, kes on süüdi, kes ei ole, ja ta ei olegi sellest kuidagi üle saanud. Ja see küsimus, et kui kaua trauma valitseb minu elus. See, mida Jumal oli lasknud juutidele juhtuda ja selles loos me näeme, et Jumal oli lasknud sellel juhtuda. Sest ta ütles, et mina, Iisraeli Jumal, kõigile vangidele, keda mina olen lasknud Jeruusalemmast välja viia Paabelisse. See, mida Jumal oli lasknud juhtuda juutidele, see tõi kaasa neile väga suure kannatuse, valu, häbi. Aga Jumal pööras selle õnnistuseks. Trauma võib osutuda ka väravaks. Trauma ei pruugi jääda selleks viimaseks lõpp-punktiks, selleks viimaseks filtriks, mille läbi ma nüüd oma elu peangi hakkama nägema. Vaid trauma võib osutuda ka väravaks, mille kaudu me liigume sellesse paika, kus tegelikult toimub tervenemine, puhastumine, kasv, areng ja täiustumine. See, kui juudid olid Babyloonia vangipõlves, sellel ajal toimub midagi väga olulist juutidega, vaimulikus mõttes. Seal Babyloonia vangipõlves Jumal ilmutab neile Kristust. Kõik ettekuulutused, mis hakkavad, need messi ettekuulutused, on sellest ajast pärinenud, mitte varasemast ajast. Varasemast ajast on teistsugused ettekuulutused Kristuse kohta, aga et tuleb messias, et tuleb vabastaja, et Jumal saadab kellegi, kes võtab enda peale teiste süüd, kannatused, patud. Kõik see tuleb Babyloonia vangipõlve ajal, need ettekuulutused. Tuleb ka see arusaamine, et Jumal ei ela ainult templis. Jeruusalemma tempel oli muutunud ja juudi olid ehitanudki kõige püham koht asus seal, see oli maailma keskpunkt. Nad uskusid, et meie Jumal elabki siin. Kui te tahate meie Jumalaga kokku saada, siis tulge meie templisse, aga tegelikult ei saa, sest kui te ei ole juudid, siis te mehed olete, siis te võite tulla paganate eesõueni, aga rohkem kaugemale minna ei saa ja seal on, kus kõige püham koht on, kus Jumal räägib. Sinna võib minna ainult ülempreester 1 korra aastas Jom Kippuril, suurel lepituspäeval, paluma andeks kõikide juutide poolt tehtud patu ja seal Jumal võib kõnetada. Ja nüüd, kui see tempel ära lõhutakse, siis juudid õpivad uuesti seda tõde, et Jumal ei ela templis, vaid et Jumal elab. Jumal saab tulla inimese südamesse. Jumal elab ka seal, kus templit ei ole.
Ja see on väga oluline teadmine. See tähendab see, et sa õpid Jumalat usaldama ka siis, kui mul puudub selline nähtav objekt, millele toetuda. Nad õppisid tundma seda, et Jumal ei ela poliitilises süsteemis. Kui nad olid saanud oma riigid, siis nad olid väga põnevil. Nüüd me oleme ka nagu päris rahvas. Kui Vanas Testamendis lugeda seda, kuidas see kuningriigi loomine hakkab pihta ja kuidas nad kuningad tahavad, siis see peamine põhjendus ongi see, et me tahame olla nagu teised rahvad. Ja nüüd, kui nad on oma jäänud mõlemast kuningriigist ilma, on jäänud oma kuningatest ilma, siis nad saavad aru, et Jumal ei ole neid maha jätnud, isegi siis, kui see poliitiline süsteem, kus nad on elanud, on neid maha jätnud. Jumal ütleb ja julgustab neid, et sellest trauma olukorras, see küüditamine, nagu ma ütlesin, see on trauma, see on tõsine trauma, see on rahvuslikule mälule trauma. Siis ta ütleb, et rajage oma elu, ehitage üles oma elu, koguge varandusi, rajage põlde, saage lapsi, paljunege. Ma mingi aeg lugesin neid raamatuid, mis kirjeldasidki just neid siis Nõukogude Liidu vangilaagrite süsteemi ja siis neid sunnitöid ja laagreid ja asumisele saatmisi ja kõike seda ja nende inimeste elusid. Ja see on nagu väga huvitav, kuidas ühes raamatus kirjeldatigi seda, et näiteks eelkõige Baltikumist pärit, kes olid küüditatud, siis eestlased, lätlased, leedukad, ega nad väga palju rõhku ei pannud, et seal mingit oma ehitada suuri majapidamisi või midagi sellist. Sest see oli see, et mis ma siia ehitan, see pole minu kodu, ma lähen tagasi. Seevastu näiteks Volga sakslased, kes olid ära küüdud, nemad ehitasid, püüdsid oma elu rajada selliseks. Me oleme siin, me peame siia nüüd elama jääma ja mingid teised rahvused samamoodi, kes püüdsid ennast rajada, aga siis baltlased ja eestlased, meie nende hulgas seda väga ei teinud. Nüüd Jumal ütleb, et juutidele, et rajage enda elu. Sest ka tulevik on Jumala käes. See, kus sa oled praegu, ei tähenda, et see on sinu tulevik. Ja Jumal ütleb, et see vabanemine tuleb, aga see vabanemine ei tule mitte siis, kui teie unistate, et see tuleb. Ja see hoiatus nende prohvetite kohta, mis on väga omapäranud, ütleb, et ärge laske endid prohvetist, kes on teie keskel, sest nad kuulutavad teile teie unistusi ainult. Aga see ei ole see, mida mina olen teile öelnud. Et teil on oma aeg, kus te olete seal, aga see aeg ei ole nüüd see, et see ei pea olema traumaatiline aeg. Vaid see aeg on terveks saamise, tugevaks saamise aeg. Nüüd ka selline kristlik kogemus on see, et suurem osa usulisi pöördumisi, see kui inimene pöördub Jumala poole, hakkab küsima Jumala kohta küsimusi, on mõjutatud mingisugustest dramaatilistest elusündmustest. Ja dramaatiline ei tähenda alati miinusmärgiga, dramaatiline võib olla ka plussmärgiga. Dramaatiline elusündmus võib olla, ma ei tea, kas kedagi on kodust välja visatud kunagi? Mind on visatud. Jah, kui ma sain 23-aastaseks ja tulin Pärnusse, hakkasin ise oma raha peal elama, siis oli vanematel selge, et me enam ei anna sulle raha. Tundus justkui välja viskamisena, tegelikult oli see, et ma hakkasin, dramaatiline võiks öelda, tegelikult oli see, et hakkas minu isiklik täiskasvanud elu pihta. Et võib öelda, et õudsed vanemad, ma võiks teile rääkida, kui vastikud vanemad olid, kui nad ei armastanud mind, mis on täielik jama, on ju. Aga hakkas mu iseisev elu. Aga see dramaatiline kogemus võib olla see, et sa kohtud inimesega, kes osutab su elu armastuseks. See on ka dramaatiline elamus. Dramaatiline elamus on see, et sind võetakse vastu kooli, millest sa oled väga igatsenud. Dramaatiline elamus võib olla see, et sa saad oma esimese palga, mis on päris palk, mis sa pole mitte kunagi sellist palka teeninud. Dramaatiline elamus võib olla see, et sa anded, mis sul on, sa saad kuidagi neid rakendada ja see saab mingi väga positiivse vastukaja.
kui ma oma bändi hakkasin tegema, siis ma mäletan, minu kõige suurem hirm oli oma esimese looga, mis ma olin ise kirjutanud, minna oma sõpradele ette, mängida seda. Ja sellest veel suurem, õudsem kogemus oli see, kui ma esimest korda laval pidin enda kodukohas, kus ma olen üles kasvanud, oma inimeste ees, kes mind teadsid, oma bändiga seda lugu esitama. See oli kõige hirmsam kogemus ja sealt see positiivne tagasiside, see oli väga dramaatiline sündmus, see oli mu elu muutev kogemus. Minu see bändimees, ma hakkasin bändi tegema. Ma lihtsalt näitan, dramaatiline kogemus ei ole alati negatiivne. Dramaatiline kogemus võib olla ka negatiivne, jah, igasugused õnnetused, haigused, surmad ja muud sellised asjad. Aga suur osa siuke tõuge, et inimene hakkab Jumalat otsima, on seotud dramaatiliste, mitte siis dramaatiliste elukogemustega. Traumaga peab tegelema, aga traumaga ei pea tegelema lõpmatuseni. Minevikus võib kaebuda, aga minevikku ei tohi kinni jääda. Me ei saa muuta mineviku sündmusi, aga me saame muuta seda, kuidas me suhtume nendesse sündmustesse. Ja kristlastena me ju tunnistame ja usume, et Jeesus on issand. On ju niimoodi? Kui küsida, mis on kõige lühem usutunnistus, et sa saad öelda, et sa oled kristlane, siis on see, et Jeesus on issand. Kõige lühem usutunnistus kristlik. Jeesus on issand. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, nagu Paulus kirjutab 1. Korintuse kirjas 15. peatükist, ütleb, sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm, sest Jumal on kõik alistanud tema jalge alla. Vaadake, siin ei ole öeldud, et ta alistab ka surma ja siis jääb üks veel suur vaenlane, kes on trauma. Ja seda Jumal ei suuda alitseda. Sorry, sellega lõpeb kõik. Vaid kõik Jumala vaenlased alistatakse Jumala jalge alla. Kõik. Ka see, mis on sinu või minu elu trauma, ka see on tegelikult Jumala poolt, Kristuse poolt juba võidetud. Kristus valitseb üle meie traumade. Ja mingil hetkel me igaüks, ja siin tõesti on raske mitte keegi seda teisele öelda, aga me jõuame sellesse punkti, kus on see võimalus, kus sellele traumale saab joone alla tõmmata. Saab öelda, et tõesti see trauma oli, see juhtus, see faktina on olemas olnud. See on jätnud oma jälje, see on jätnud oma armid, see on jätnud oma haava, see on toonud oma tagajärjed. Aga see trauma ei valitse enam minu elu üle. See trauma on osa minust, aga see trauma ei ole mina. See trauma võib olla võimalus, et ma õpin midagi inimeseks olemise kohta. Ma olen vaadanud mitmete kristlaste Instagramme, kes on elust läbi läinud võib-olla mingist väga mustast, väga tumedast etapist, kes on teinud võib-olla väga imelikke, veidraid ja hulle valikuid oma elus. Ja siis tulnud Jumala juurde. Ja see, mis on selline nagu refräänina kõlab läbi, on see, et see, millest ma läksin ja kui ma seal sees olin, mis oli tõesti ebameeldiv, vastik, hirmus, mõnikord jälk, siis selle tagajärg on see, et kui ma olen nüüd Jumalaga, kui ma olen kristlane, siis esiteks see etapp minu elus enam ei defineeri mind, aga see on andnud mulle selle platvormi, et mul on võimalik suhtestuda nende inimestega, kes on sarnaseid valikuid tegemas või teinud. Ja et on mingid asju, mida võib-olla inimesed, kes niisuguseid valikuid ei ole teinud, ei suuda mitte kunagi mõista. Nii et ka selline selle trauma, nagu ma ütlesin, sellel võib olla ka oma koht, et Jumal võib-olla Jumal viib sind mingisugusest valusast suhtest välja tänu selle trauma. Aga Jumal on juba selles protsessis sees. Jumala eesmärk ei ole sulle tekitada traumat sellepärast, et ta tahab sind piinata. Aga see võib olla see viis, kuidas Jumal viib sind läbi selleks, et sa ühel hetkel seisad oma jalge peal ja sa oled võimeline mõistma, mida tegelikult tähendab olla sellises
suhtes, kus, ma ei tea, kui me räägime koduvägivalla teemal, siis kui sa ise ei ole sellega mitte kunagi kokku puutunud, ei ole kunagi olnud koduvägivalla vallatseja ja ei ole olnud kunagi koduvägivalla ohver, siis sa kõrvalt vaadates ütled, et kuulge, saage üle, leppige ära. Aga kui sa oled selle sees, siis need on täiesti teistsugused mehhanismid ja protsessid ja sind suudab mõista inimene, kes on millegi sellest läbi läinud. Nii et see, kui me ütleme, et Kristus valitseb, et Jeesus on issand, siis see küsimus on ka sulle ja mulle praegult, et kas Kristus on ka issand üle minu traumade. Ja üheks selleks tunnuseks on see, et kus sa võid öelda, et see trauma ja valitsuse üle on see, et sa oled võimeline sellest rääkima ilma, et see viiks sind tagasi kuskile mingisse tumedasse kohta. Aga see asi enam ei kontrolli sind. Ja teistpidi see tähendab ka seda, et sa võid elada ka niimoodi, et sa enam ei peagi sellest mitte kunagi rääkima. Sest üks traumatunnus võib olla ka see, et sa tahad ainult sellest rääkida, sa enam millegist muust ei oskagi rääkida. Et sa tõlgendad kõike seda oma elu nüüd läbi selle asja. Ja see võiks olla meile nagu julgustuseks just see, et võib-olla, nagu ma ütlesin, et see, mis hetkel Jumal annab selle koha sulle, et nüüd tuleb Sioon alla tõmmata või nüüd on võimalus selle jaoks, seda ei ütle mina. Ükski pastor ei saa seda öelda. Ükski sõber ei saa ka sulle seda öelda, kehtestada seda sulle. Aga see, et see, millest sa võid olla kindel, et see punkt tuleb, see koht tuleb, kus on võimalus sellest traumast selles mõttes lahti lasta. Et see, ja kui sa oled sa elad selle trauma jälle mõjus veel, siis ka see nagu Jeremiale tuli see Jumala sõna, et mina olen seal ka sinu juures. Ka selles ajas on midagi, kus sa saad ennast üles ehitada. Kus sa saad tegeleda millegagi, mille jaoks sul võib-olla seal kodumaal polnud aega. Sest pidage meeles, et lihtsalt selle näitena, et enne seda, kui juudid viidi Babyloonia vangipõlve, siis millega nad tegelesid seal? Nad pidevalt sõdisid. Nad olid ennem seal sõdinud omavahel 2 riiki peale kuningas Salomoni surma, kui tekkis 2 riiki. Nad omavahel sõdisid. Nad tegid liitusi ja pidasid sõda teiste vaenlastega, assüürlastega, egiptlastega, mesopotaamlastega, hetiitidega, kellega iganes muud kui. Sul ei olnudki aega oma elu üles ehitada. Sest see jällegi, sa ei saanud kindel olla, kui sa oma põldu harisid, et järgmine aasta võiks tulla mingi rahvas, sõita üle su põldude, külvata soola sinna ja kõik pidi jälle nullist pihta hakkama. Ja nüüd see Babyloonia vangipõlv, mis oligi vangipõlv, aga teistpidi see oli aeg, kus sa võisid olla rahus ja sa said kas või rahvana paljuneda. Ja ajalooliselt see, mis juhtus, kui siis 58 aastat hiljem see riik, uus Babyloonia riik purustatakse pärslaste poolt ja juutidel lubatakse tagasi pöörduda oma ajaloolisele kodumaale, siis suurem osa ei lähe tagasi. Ja siiamaani on siis Mesopotaamia, see on siis Iraagi territoorium, osa Iraani territooriumist, Süüriast, seal Araabia poolsaarele jääb ja seal Kaspia mere ümbruses, sinna jäid ja siiamaani olemas juudi kogukonnad. Et see, mida Jumal tegelikult, kui sa oled läbi ka mingi trauma läinud, siis selles või oled minemas mingi traumast läbi. Ja võib-olla tulevikus sa võib-olla tulevikus sa lähed läbi mingi trauma, ma ei saa seda öelda, et kui sa kristlanus elus ei ole mingi traumaatilisi kogemusi. Aga see, et Jumal on selles protsessis sinuga ja Jumal kannab sind läbi. Ja Jumal võib võtta sinu elu ja sinu saatus võib osutuda suuremaks kui sinu enda elu. Peaaegu kõik piibli tegelased, me vaatame, et nad lähevad läbi mingisuguste isiklike traumadest läbi, aga millel on väga oluline mõju tervele rahvale. Peetrus, väga traumaatiline kogemus, reedab Kristuse. Paulus, ta isegi mainib, et ta ju tegeles sellega, et vahistada neid juute, kes olid pöördunud Kristusesse, et ta teadis, et need inimesed tapetakse. Ta on juures
ta näeb oma silmaga, kuidas loobitakse kividega surnuks esimene märtel, kristlik märtel Stefanos. Väga traumaatiline kogemus ja temast saab paganate missionär. Nagu ma ütlesin, Kristus ise, võtame Vanas Testamendis Joosep, kes vennad tahavad maha lüüa, siis mõtlevad, et me oleme ikka head vennad ja teie löö maha, et müüme hoopis venna orjaks. Elab isiklikult väga traumaatilise kogemuse läbi, aga see aitab seda, et rahvus pääseb, kui tuleb suur näljahäda. Kõik Moosesed, Abrahami, Taavetid, kõik lähevad läbi väga traumaatilistest kogemustest. Ja kui me loeme Taaveti laule, siis isegi kõik oma eluvalikud, mis ta on teinud, mis on teinud ka väga valesid valikuid, rikkunud abielu, lasknud mõrvata teise abielumehed, saada tema naine endale, olnud veriste kätega väepealik. Kõik on väga traumaatilised kogemused. Ja ometi tema laulud, kus ta lõpuks kiidab Jumalat, mitte selle eest, et mida mina olen teinud, vaid et Jumal on vägev vaatamata sellele, millest ma olen läbi läinud ja mida mina olen teinud. Nii et Kristus valitseb. Kristus valitseb. Jeesus on issand. Kristus on issand. See on see meie kristlik usutunnistus. Ja isegi kui me oleme sellised traumafestivali tunnistajad, siis me võime öelda, et Kristus valitseb ka üle minu traumade. Amen.